Esimene lend tehtud 3 tundi ja oleme Istanbulis kohal. Praegu just istusime maha Shake Shacki. Come on. Toit on käes ja tuju on mega. Lõpuks oma house'is siis meie kodu järgmised 3,5 nädalat Kristjaniga. Sain duši all käia, pesin hambad ära. Kell on 2 päeval. Lennureisiga korralik, eile õhtul startisime Eestist 19.35, sõitsime 3 tundi Istanbuli, Istanbulis 3 tundi ümber istumine. Kell 2 öösel Eesti aeg läks Istanbulis lend, 12 tundi lend siis Miamisse. Ehk siis Eesti ajargi jõudsime 2:30 jõudsime Miamisse ja siis USA ajargi 7:30 hommikul maandusime. Võtsime auto mingi 8:45, 8:50, saime auto kätte. Siis me teadsime, saame ööbimiskohta tegelikult alles check-in kella 3, aga kuna omanik ütles ka, et kui ta jõuab varem valmis, siis ta kindlasti nagu annab teada ja me saame varem korteri või maja siis nagu. Ja siit algab house tour. Meie maja siis. Meie huud. Siit tuled kohe sisse, elutuba, boom, telekas, köök, kõik vajalik olemas, nagu ikka, pesumasin, siin on ka garaaž, siuke terrass taga hoov, seal kujutame oma varustust. Siin veel üks diivan, laud, kontorinurk, seda meil vaja pole. Ja siit lähme siis magamistoad, minu magamistuba, samamoodi telekas ja seal on Kristjani magamistuba, mõlemal ka oma WC-d. Saime maja kätte 1:30. Tulimegi otse siia, käisime veel Miami peal natuke ringi. Ja mis sa ütled Eesti rahvale? Olge tugevad. Ärge olge rumalad. Ärge olge rumalad. Alutsime seal, käisime söömas, sõime Five Guys'i. Kui esiteks lend oli isegi suht solid, 12 tunnist 7 magasin vahedega. Nagu veits magasid, veits üleval, siuke 7 tundi tegin niimoodi ära ja siis ülejäänud 5 tundi passisin telos, vaatasin videosid, asju, ühtegi filmi ei vaadanud, kuulasin muusikat päris palju, ei viitsinud filme vaadata, ei viitsinud sellist keskendumist teha. Igatahes tulime siia nüüd oma ööbimiskohtades majja, mega rahul, üliäge maja. Mul assistent Anette teeb väga head tööd ja leidis meile mega ilusa maja, kus me ööbime siis. Nii, näitan teile paar asja, näitan teile veits fashionit ka. Mul muidu on hästi palju tumedaid värviriideid, aga seekord, kui ma teadsin, et siin on nii palav, siis ma ei tahtnud väga palju tumedat võtta. Ma ostsin 2 uut särki endale, ühe New Balance'i särgi, selline taga sushi raamen, tervitus Shintarole, kellel on Jui resto, mulle väga maitseb toit. Teine ostsin siukse Nike särgi, siuke maikakas, aga mitte naisepeksa, vaid selline cool.
täna hommikul kell 10 oli meil siis esimene trenn, sparring, soojaks, sa paarisega veits, mängulist sparri, mingid mahaviimised, väike klinč, väike pummeldamine ja siis sparring tegime 3x5 MMA-d, full MMA sparri, siis 1 raundi seinamaadlust ja siis jälle 2 raundi full MMA-d ja 2 grapplingu raundi peale. Teadsin kohe, et ilmselgelt alles oleme jõudnud ja on väga raske, et ei ole üldse lihtne, aga tegin jutti 3x5 ära, siis tegin seinamaadluse, siis 1 puhkasin ja tegin uuesti 1 MMA raundi, juba aga täiesti süsi, juba jalgade tööd ei olnud, liikumine üliraske, siuke väga raske, aga tuli teada raundid väga rahul ja siis tegin veel 2 grapplingu raundi peale, et väga-väga hea trenn, väga-väga rahul. Ja nüüd just sõime, käisime ka Dix Sporting Goodsis, kuna mul on küünarnukiga probleemid. Oktoobrikuus tõmmati see küünarnukk, mul läks vesi sisse siia, siis tõmmati välja see vesi ja siis tehti blokaad, süst ja peale seda on see ka mingi pidevalt mingi jama, nagu valutab kogu aeg ja läheb lillaks nagu ja natuke tursesse. Ja siis nüüd Eestis oli suht okei juba, täna tulime siia kohe esimene sparr, kohe esimene round, põhimõtteliselt kohe küünarnukk valutama. Käisime siis seal Dix Sporting Goodsis, ostsin siukse päris laheda nagu külma koti sliivi. Käisime Walmartis, ostsime peigeleid ja ostsin endale välise siukse või mälukaardi põhimõtteliselt 28 gigabaiti, kuna ma unustasin oma välis kõva ketta koju, siis ma uut kõva ei tahtnud osta mingi 150 euri eest. Ostsin hoopis selle, nii et korralik üllatus ka sellega, et eelmine kord olime siin, siis oli trennitasu 2,5 nädalat, oli $350, 4 sotti on muidu kuu fighterida, kes on siin, aga nüüd nad tegid väikse muudatuse, ehk siis kõik fighterid, kes tulevad kämpi, peavad maksma $250 nädal, seega me oleme 3 nädalat siin, nii et $750 trennide eest oli päris korralik üllatus, aga selles mõttes, et see raha on seda igatipidi väärt ja obviously ei ole probleemi selles mõttes, et see, mis sa selle raha eest saad, on rets, nii et jah. See nädal siis plaan võtta pigem rahulikult, siuke 1 trenn päevas, võib-olla nädal lõpu poole 2 trenni päevas, võib-olla, aga pigem 1 elan veits sisse ja täna ongi siuke chill, ütlesin endale, et olen veits päikse käes, muidu istun kogu aeg toas lihtsalt ja võtan väheke looduslikku D-vitamiini ka, nii et naudin seda head ilma, 28 kraadi, julm küte, pean mütsi kandma, muidu mu kiilas pea lihtsalt kõrbeb ära. Aga America, living the dream, baby! Make your work your passion. Only easy day was yesterday, bro. Let's go. Kristjan, kuidas oli maadlus? Väga hea oli. Teine trenn USAs. Mis sa arvad asjast? Mis seis on? Kuidas tunne? Lihtsam hakkab. Algul oli väga raske. Kuidas sul eile sparr oli? Eile oli väga raske. Seest oli raske, paha oli. Täna juba? Nüüd on parem juba. Näitasid poistele, milline Eesti maadlus on? Ja, absoluutselt. Come on. Ja siin on puur ka. Ja seal veel poisid teevad ground and poundi ka. Proper Ameerika vibe, teeme backyard brawli Kristjaniga. Praegu mõlemad 3x2 minti teinud, kus higi lahmab. Tummine andmine. Üks saab maks.